Kallid vaatajad ja kuulajad, täna vana aasta eelviimasel päeval, 30. detsembril, soovin teile kõigile õnnistatud aastavahetust ja Jumalast hoitud uut aastat. Loen Jumala sõna Luuka evangeeliumi 2. peatükist, salmi 21. Kui 8 päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel enne, kui laps sai ema ihusse. See on Jumala sõna. Võiks öelda head ümberlõikamispäeva, kas pole? Kummaline tervitus igal juhul. Muide, ju kellelegi ei meeldi valu ega veri, eriti seoses beebiga. Nende seast, kes olete lapsevanemad, mõelgem, mis tunne teil oli, kui võtsite oma beebi kätele ja talle tehti esimesed meditsiinilised toimingud. Ja ometi on päev, mil Jeesus ümber lõigati, meie jaoks oluline, kuigi me sellest tavaliselt ei räägi. Millegipärast ei ole kombeks seda teemat üles võtta. Ütleksin nii, et see päev on esmaste päev. Esimene veri, esimene valu ja esimene päev, millest alates Jeesus ametlikult võeti seaduse alla, mille Jehova Moosesele kunagi ammu Hoorebi mäel andis. Jeesuse ümberlõikamise päev on ettepoole vaatav aimdus sellest, mida Jeesus meie jaoks ristil aastaid hiljem tegi. See päev seal siis Golgatal oli täis valu ja verd, nagu me kõik teame. See tekitab meis tänini võdinaid, kui loeme toda sündmust. Sel päeval asus Jeesus meie kohale Jumala seaduse alusel ja sai karistuse, mille olime väärteoga ise täielikult ära teeninud. Ta otsustas vabatahtlikult ja hea meelega asuda meie asemele. Ja meie seisame siin tema asemel kui armsad, puhtad ja Jumala poolt andeks andmisega kaetud lapsed. Pole ime, et looja Jumal pani temale nimeks Jeesus. See nimi tähendab, Jumal on päästja. Millist nime siis üldse võiks lapsukesele anda sellisel olulisel päeval, kui just Jumal on päästja. Palugem. Issand, tänan sind kõige eest, mida minu nimel ja minu asemel oled kanda võtnud. Aamen. Dear friends, dear viewers and listeners, all over the world and far away on the west coast of Canada in Vancouver, may all of you be blessed and kept in the palm of our Lord Jesus Christ. At the end of this already passing year, 2020, I read the Word of God according to the St. Luke, 2nd chapter and verse 21. And at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus,
the name given by the angel before he was conceived in the womb. This is the holy word of our Lord. Happy Circumcision Day. Strange greeting, isn't it? No one likes pain or blood, especially with a baby. Those of you who are parents, think about how you felt when you took your baby in your arms and when the first medical procedures were performed on the baby. And yet, the day Jesus was circumcised is important for us, though we seldom talk about it. It is a day of firsts. First blood, first pain, and the first day Jesus officially came under the law God gave to Moses. That makes this day a tiny preview of what Jesus would do for us years later at the cross. That day was filled with pain and blood, as we all know, and it makes us tremble. That day Jesus took our place under the law of God and suffered the penalty we had earned through our wrongdoings. We willingly chose to take our place, and so now we stand in his place as beloved, clean, forgiven children of God. No wonder God said to name him Jesus. That name means God is Savior. God is our Savior. What better name could we give him on the day of his circumcision? Yes, indeed. Let us pray. O Lord, thank you for everything you have taken on my behalf. Amen.